Mida pikem liug, seda pikem lina. Mida see siis täpsemalt tähendab? Kas pikemaks pidi venima voodilina, saunalina või hoopis laualina? Tegelikult mitte. Arvati, et mida pikem on liug, seda pikemaks kasvab linataim. Nõndaviisi sai pere endale selga paremad riided ning kindlasti sai lina kasvatada ka müügiks, et perel ikka paremini läheks. Uurisime muuseumis, millised need kõige paremad liu laskmise vahendid on. Selle jaoks, et teie saaksite juba igaüks kindlasti pika liu lasta. Mõned vahendid näevad välja nii vanad, et need võiksid justkui meie muuseumi kogudest pärit olla. Teisi vahendeid saab jälle väga kergesti poest muretseda. Ühe kelgu tegi ka meie muuseumi puidukonservaator Harle ise, vanast sahtlist ja torudest. Tuleb ainult loov olla. Nagu nägite, siis kõige pikema liu sai vana hea Salvo kelguga. Soovitan seda julgelt kõigile, kuid laskmisrõõmu saab kindlasti iga vahendiga, ükskõik kui pikk või lühike see liug siis lõpuks tuleb.